Ettevõtluspäev on täiesti suurepärane platvorm alustavale ettevõtjale ennast nähtavaks teha, sest siin publikus istub väga palju vajalikke ja tähtsaid inimesi, ajakirjanikke, investoreid, nii et see on täiesti suurepärane koht, kus oma lugu jagada. 5 aastat tagasi, kui ma Udu Jäätsepaariga siin olin, siis see lumepall hakkaski tänu sellele üritusele veerema. Me saime ajakirjadesse, telesaadetesse, nii et meie jaoks oli see täielik selline hea tõuge. Erinevatelt seminaridelt minu jaoks kõige rohkem ei kõlama see mõte, et ettevõtjad tegelikult aina rohkem mõtlevad jätkusuutlikkuse peale ja just enda sotsiaalse vastutustunde koha pealt. Et minu jaoks jäi nagu eriti kõlama Tallinna Ülikooli paneelarutelu tuleviku ettevõtete väärtustest ja seal näiteks räägiti sellest, et tegelikult sotsiaalettevõtlus ei tähenda ainult nagu sotsiaalvaldkonda minekut, vaid seda, et igal ettevõttel tegelikult võiks olla vastutustunne ja kindel arusaam sellest, et millist väärtust nad ühiskonnale pakuvad ja see väärtus ei pea tingimata olema ainult niisugune majanduslik ja rahaliselt mõõdetav, vaid väärtus ka sellises natukene laiemas mõistes. Ma ütleks, et need erinevad lood, mida ma täna kuulsin, kindlasti andsid julgustust selle jaoks, et olla ettevõtlikum võib-olla, et oma väikese ettevõttega nagu edasi liikuda ja andsid ka nagu praktilise poole pealt väga palju nõuandeid, et näiteks just kuulasin siin, kuidas endale veebilehte teha, kust alustada, missugust platvormi kas või selle jaoks valida, et kindlasti sain julgustust juurde. Ettevõtluspäeva raames oli see tõepoolest meie esimene pitchimisvõistlus, küll aga oleme me teistel pitchimisvõistlustel varem osalenud. Ma arvan, et iga alustav ettevõtja võiks lähtuda sellest põhimõttest, et kasutada ära kõik võimalused, mis tal on, et astuda inimeste ette ja saada nendelt tagasisidet. Tänasel päeval oli tagasiside andjateks meile niivõrd nii žürii kui ka tegelikult üldine publik, kelle reaktsioone me nägime, kellelt me kuulsime küsimusi lõpuks. Minu jaoks oli see ka esimene kord pitchida eesti keeles, nii et ka see oli omaette väljakutse.